Tšau! No hommik! Kuidas on? Värske puhanud? Loomulikult. Oota, ma panen taha, hoia seda. No tere vlog, pole ammu näinud. Täna on vinge päev. Sõidame Pärnusse. Pärnus on esimene MotoGP etapp ja meie üks oma poiss Mihkel Osula sõidab seal, et leidis mingi võimalus siin vana tsikli ja poiss sõidab küll nagu võidu teiste tüüpidega, kellel on uued tsiklid. Tal on 15 aastat vana tsikkel, ligi 20 juba ja üritab ikka konkurentsis püsida. Ta sõitis eile proovisõidul päris häid ringi aegu, aga ühes kurvis ei püsinud nagu ratas maas ja tsikkel läks alt ära, et kiiver puruks ja poisil endal ka käsid katki, et oli nagu suur tõenäosus, et ta nagu täna ei stardigi üldse, et me oleme siin kogu seltskonnaga nagu 2 päeva täitsa ärevad olnud, et kas tüüp ise terve on esiteks ja mis nüüd üldse saab, aga tuleb välja, et ikkagi läheb peale, et vähe segane tüüp on igatahes, ma ei tea, seal Pärnus pidi vähe ilm ka parem olema, nii et mis seal ikka suurt midagi teha ei ole, Kalamaja päevad esimene päev küll, aga täna teeme Tallinnas suusad, küll me homme sinna ka jõuame, nii et asume teele. Lähme võtame Harkust veel ühe sõbra peale ja siis paneme Pärnu poole ajama. Kohvi jõudnud hommikul teha, nii et meil on jälle Red Bull, aga noh, pidavad tiivad andma, nii et vaatame. Let's go, lendale! Esimene peatus Harku, ootame paar minutit, võtame Kristjana peale ja siis saame Pärnumaale teele. Siin on juba hea ilm hea, nii et ma ei tea, mul on tuju juba palju parem. Kui ma olen jällegi öelnud, siis positiivne energia aitab ilma parandada. Ei ole mõtet seda. Taaskord õigus. Mul on taaskord õigus, ei ole mõtet neid ilmateateid vaadata ja lugeda ja kuulata. Selles mõttes, et ma olen ammu usu kaotanud juba ja ma arvan, et oleks aeg ka teil. Tuleb või? Tuleb. Kohe jõuab. High five! Tere hommikust! Kuidas läheb? Hommikussööki söön. Teen sellest Muidu on kõik väga hästi. Teen aegklubis või? Ei. See on Kristina, aega läks, aga asja sai, ma arvan, mingi 20 minutit ootasime teda siin, aga pole hullu. Asumegi nüüd teele, nüüd ei ole midagi, meil on kuskil 1,5 tunnine sõit Pärnusse. Ma arvan, kui jõuab 1,5 tunni kohale. Kuskilt üritab midagi süüa leida ja ongi kogu lugu, siis viskame juba pöidlad pihku ja elame Miklile kaasa. Let's go! Let's go! Ossa raiss! Mine! Olereksi tankla kebabi review. Pole hullu, noh. Sellepärast jalapeno unustati ära. Ma olen kindlasti nagu see chillimees, aga no ei ole hullu. Iseenesest on väga okei. Kas see on, saate aru, mis lihas on või? Hobune. Mis iganes siin viimase nädala jooksul auto alla jäänud on tee peal, vaata. Ei, pole iga, normaalne. Nuri seda nagu ei saa, see mõttes, et 5 palli skaalal selline tugev 3. 3 pluss Haze Foodi kebabi vastu ikka ei saa. Ma arvan, et nende vastu ei saa keegi. Kalev Kruuvis isiklikult, ma räägin, tippvärk. Rahvaliiga läheb kõigepealt peale. Rahvaliiga on siis põhimõtteliselt see, kus võib iga mees oma tsikliga sõita nii kaua, kuni see on tänavasõidu kõlbulik, ehk siis sul on ülevaatus olemas ja nii sa võid ennast kirja panna ja tulla sõita siia. Kui keegi veel ei teadnud, siis see on nagu täitsa teema. Õhk on adrenaliinist paks, ütleme nii. Möll käib väga lahedad tsiklid ja ma ei tea, jälle taas kord tuletab mulle meelde, et kõigil on ja mul ei ole. Aga noh, ma olen täitsa veendunud, et ühel päeval ma sellesse ämbrisse astun ja endale ka selle tsiklist. Kurat küll, Kalev, noh. Come on, noh. Lase poisil rääkida, noh. High five. Joo.
No kiita ei ole vist seis. Ega ei ole jah. Mis sul eile juhtus? Paistis. Panin pauku täiega. Kuidas moodi siis? Läks high side'i. Mis see high side tähendab? See tähendab seda, et mul läks tagaratas alt ära, järsku võttis kinni ja viskas mu katapulti. Kurve pealt siis nagu jah? Jah, päris suure kiiruse pealt ja siis panin peaga vastu maad ja lõin mu nokki. Õnneks saime tehnilisest läbi, saame peale minna, aga üsna valus on sõita noh. Ei no segane mees noh, ma räägin eile elas kuradi raiskas ühe oma ma ei tea mitmest elust juba ära ja täna läheb teist raiskama või kolmandat või ma ei tea mitmendat, et sul neid crash'e ikka on olnud siin aastate jooksul. See oli kõige hullem. Ei no tüüp peale sõitnud, ma ütlen mingi mitu, 3 aastat, 3-4 aastat ja tuleb kohe peale ja mõtleb, et noh, kõik käib niimoodi vaata. Aga noh, ei ole midagi teha noh. Ja tsikkel saadi korda, vaatame tsikli üle. Ma võtangi praegu siin üks 10 minutit ja matkan selle ala lihtsalt läbi ja näitan teile, millised vinged pillid siin on ja kui lahe üritus see tegelikult on, et Suzuki Team Estonia telk on täpselt meie selja taga siin ja alustame siit ja siis vaatame ka teised üle. Let's go! Päris jõhkena. Kui sa siin ikka päev otsa huugad, siis ma ei kujuta ette, mis su kõrvad õhtuks nagu teevad. Elektriga? Muidugi. Aga kui kiiresti sõidab? Tahad näha või? Tahan. Vaata, sul hirmus jääb ka. No näika. Paned põlle maha või? Ei, päris vinge. Sellega võiks tööle tulla küll. Kuidas siit kohvi saab kuskilt? Samast sees saab. Lähed sealt vasakut nüüd. Jah, tuhk hakkab otsa saama, nii et peab olema kohvi ka veel. See on see koht, kus peab olema pulss kogu aeg 300 pealt. Muidu konkurentsis ei püsi. Käisin all, sain pressi selle vesti ka, tähendab, et võid minna sinna, kuhu teised ei või. Ja väike teadlane ka, et tiim Osol otsib põhimõtteliselt selleks hooajaks endale siis igasuguseid cheerleadereid ja meeskonnaliikmeid, et kui nagu taotlused võite panna, siis mihkelosul@gmail.com, et vaatame sponsorid ka kindlasti, nii et vaatame kindlasti üle ja säravamatega võtame ühendust selles mõttes. Igalt poolt natukene. Wow. Kuidas oli seal katuse peal olla? Pehme oli. Ma hüppasin sinna, mõtlesin, et kannab, aga hüppasin peale ja kerge vajumine oli korraks. Aga pole hullu. Et teile olevat 5 tüüpi siin EMO-sse viidud ja just ma arvan, 10 minutit tagasi oli seal taganurgas üks crash ja kiirabiga viidi jälle üks tüüp ära, et nalja ei ole selles mõttes. Tõsine ala. Tõsiste meeste ala. Munadega ala, nagu Mihkel ütleb. Tšik, paparatsi. Grete Baia on vist auto 24 Toyota promotšik. Istus autosse, tegi selle kaardi täpselt õigesti. Juuksed ja pilk ja autosse. Kui Mihkel peaks hästi sõitma ja tuleb tagasi, siis mul on Mihklile siuke see soundtrack on see Osula. Me jääme kogu aeg tukkuma, 10 minutit on sõidu näha, kes mõtlesime, et kuule äkki otsiks enne Mihklik üles, viskaks talle käppa, sooviks sõiduks edu ka, et on ju tähtis on, et sõprade tuge on ikkagi olemas, see nagu annab mingit powerit ja jõudu veel juurde, seda enam, et vend läheb niigi nagu valukiuste praegu ennast ületama tegelikult. Vaatame, kas me leiame ta veel üles või ei. Need on täitsa suhkrust üle söönud ennast. Järgmine sõit on minu. Järgmine sõit on sinu ja ma tulimegi see, et ma lähen otsin mingi maha, et ma saaks mingi laheda pildi sust vaata. Aga kuradi edu sulle. Ja ole vapper siis. Ma teisele käppale ei saa rutskat visata. Ära anna jah. Siis ma annan ennast parima. Nii palju kui võtta saab. Davai. Ega kui nagu sõit ei ole, siis nagu poseerib.
ei, ma sõidan lihtsalt läbi, mul ei kannata käsi üldse. Davai. Ma leidsin siis raja äärest paar lahedat tüüpi, kes rääkisid mulle juba, et ma heitsin sinna pikali maha, mõtlesin, et sätin ennast paika, et saan oma head kaadrid kätte, rääkisid mulle kohe loo, et siin juba hiljuti üks fotograaf eelmine aasta, kui veel rajapiirid ei olnud, siis oli eelmine rada või? Okei, vana rada, et siis ühesõnaga autojuht oli sõitnud fotograafil otsa või üle või. Et see nagu pani mulle võistluse pähe, et ma ronisin julgelt siia piirde taha nüüd ära ja teen oma fotot siit, et Kristjan ja Joosep jäid praegu kuskil sinna tahapoole. Ma ei hakka seda starti filmima enam, ma arvan, ma sain sealt juba kaadreid küll nii drooniga kui tavalisi, et üritame siit nüüd paar lahedat pilti saada ja hoiame Mihklile pöialt. Et no veel kord tüüp sõitis eile rajalt välja ja murdis õlaliigesest välja ja murdis sõrmed ära ja no käsi on ikka kohutavalt paistis, et vasakuid kurve on tüübil väga raske võtta. Aga noh, sellegi poolest mees läheb täna peale, et rotsib valu ja sellepärast vapper mees. Hoiame talle pöialt ja vaatame, kuidas läheb. Et nüüd on juba küllalt räägitud, et on aeg vaadata, et elame Mihklile kaasa ja let's go! Nägid seda või? Mida? Said selle kaadrisse või? Kuidas ta seal liiva peal võitles? Liiva peal? Jah, sõitis liiva peale. Oli või? Ja siis oleks peaaegu crash olnud. Ausalt või? Ja. Mihklil on ikka iga sõit on siuke kuradi nimi nabine. Mees tuleb vapralt, see on nii süsi, et ei jõua isegi tsiklit boksi lükata ja Märt aitab tal tsikli ära tuua. Jaa, töö, Märt läks soojendusringil põljaklats ära, ma ei saanud seda kurvi üldse võtta. Praegu kõik naised jooksevad klatsi järgi ja käima ümber lihtsalt, mul nii ma läksin põlja ja klats kukkus soojendusringil ära, nii et ma ei saanud seda külge võtta. Aga no ma panin põlja maha, mitu korda kogemata läheb. Siin ju ka juhtus. Aga mis sul see juhtus, kus sa välja tulid kuidagi liiva pealt, vaata, jalg käis kuskile ja ma läksin liiga välja. Ma panin sealt kantritest maha mullale. Pinge läks maha, hakkasin käevalu tundma. Oi, see on ränk raisk. Oi, ma lähen EMO-sse tagasi kusagile Tallinnasse, see on hullumaja. Ma näitan, ma teen dopingut ka ju. Näita. Karl Saare, minu suurim sponsor selles osas muidugi. Aitäh, Karl. Tervitused Karlile. Ega muidu sellist hoogu ei oleks. Ei saa neid mainima, et kui meil ei oleks kärkat. Tegelikult on nii, et mina olen süüdi. Ma viisita sikli, ma pean uue sikli ostma. Omavahel öeldes Lutsud tsikliga 15 aastat vana pilliga siin üldse konkurentsis püsida, see on iga mehe jaoks nagu üle mõistuse ettevõtmine, tegelikult võimatu ettevõtmine, nii et Mihkel tegi väga hästi. Et Mihkel Osula, jätke see nimi meelde, et see tüüp veel teeb tegusi, ma usun sellesse. Teed suusad, jah? Me arvan, teeme suusad ja me sööme seal Stefanis midagi ja siis vaatame edasi. Aitüma, et tulite. Kuule, aga kõva, ole kõva. Ma seda kätt ei julge lüüa, aga käpa viskan ikka. Oli vahva, thanks. Ja ongi kogu lugu. Me läheme sinna peamajja tagasi, ma viskan oma pressivesti ära, sest et ma lugesin sellest on 50 kulli trahv, kui sa selle endale selga unustad, nii et not gonna happen, mul on neid kulusi niigi liiga palju. Ei saa lahti, noh. Ei saa lahti, 24/7 tsikli seljas, noh. Teil ei olegi mul muud rohkemat öelda, kuid pidage meeles, olge ilusad, olge mõnusad, olge teineteisest head, hoidke jalgpedaalil või käsi rullikul või kuidas. Ja lõbu kokku ja tšau.